Kadi Särgava on 28-aastane tüdruk, kes on vigase kaasasündinud geeni tõttu terve elu pidanud elama vaegkuuljana. See tähendab, et lapsepõlvest kuni tänaseni halvenes tema kuulmine iga aastaga ja jõudis kohutava kulminatsioonini 2012. aastal. Mul kadus kuulmine 9. september 2012. Lihtsalt ärksin üles ja enam ei olnudki vasakus kõrvas kuulmist. Kõrvakirurg Maris Suurna on Eesti ainuke doktor, kes paneb kurdid jälle kuulma. Doktor Suurna paigaldab igal aastal 14 kurdistunud Eesti inimesele kõrvaimplantaadi ehk masina, tänu millele aastate jooksul 10 lapsed ja täiskasvanud oma kuulmise tagasi saavad. Tänaseks on neid inimesi juba 144. See kõrva taga on tal kuuldeaparaadi moodi asi, siis siin sees on mikrofon. Ja siis, kui keegi ütleb, ema ütleb lapsele hommikul tere hommikust, siis mikrofon võtab selle tere hommikust vastu, saadab siin all olevasse kõneprotsessorisse, mis teeb sellest tere hommikust mingisugused impulsid, pip-pip-pip-pip, ja need lähevad läbi saatja rõnga, siin pea sees oleva implandi külge, kus see korpus veel omakorda neid pip-pip-pipe natukene kodeerib ja saadab need ärritused vot sinna teo sisse selle elektroodi sisse. See ärritab retseptorit, sealt läheb edasi mööda juhteteid keskusesse. Te nägite õigesti. Meditsiiniteadus on jõudnud nii kaugele, et inimeste aju on pandud koostöösse arvutitega, tänu millele inimesed saavad tehislikul moel tagasi kuulmise. Kõik see osa, mis inimese teosisesid läheb, annab inimesele kuulmise. Kui ta selle pealt ära võtab, inimene siis ta ei kuule midagi. Et kui ta läheb õhtul magama, võtab ära, siis ta ei kuule ja kui ta hommikul üles ärkab, siis ta paneb selle saatja, siis tekib ühendus ja siis ta kuuleb jälle. Nii ärkaski aasta tagasi Kadi pärast operatsiooni üles, omades peas aparaati. Järgnes keeruline periood, sest tuli taas õppida kuulma ja hääli vastu võtma. No kõigepealt ega ikka see kohe ei ole suke kuulmine, kus ta on harjunud, sest on ikkagi masin. Käisin siis Tartu sellel Raekoja platsil, kella on need löögid, mis on täistunnil. Need on nagu mingi patt ja kloppimine või ühesõnaga need on üldse kellalöögid, mis kõlavad ja kajavad, vaid just täpselt kui keegi nagu tahaks mingi haamriga patja või ma ei tea, ma ei oska neid sõnastada. Implant ei tee inimesest, kurdist inimesest kuuljat, vaid ta teeb vaegkuulja. Et ükski implant ei suuda edasi anda neid häälelisi nüansse, mida me tavalised inimesed kuuleme. Aga igal juhul on võimalik õppida hästi rääkima. Meil on lapsi ja täiskasvanud, kes mängivad mõnda pilli, laulavad. Pilli soojaks puhuma, ta pole ju nii ammu mängida saan. Aha, pilt number 1. Pärast